Visadus on üks tähtsamaid omadusi, mis aitab meil elu keerukustes edasi liikuda. See on oskus, mis ei ole seotud vaid füüsilise vastupidavusega, vaid ka vaimse tugevusega. Visadus tähendab, et suudame jääda kursile ka siis, kui teele satub ebaõnnestumisi, raskusi või suuremaid takistusi. Elus ei ole midagi kindlat ja ebaõnnestumised on paratamatud. Kuid just visadus annab meelerahu, et me ei loobu, vaid tõuseme uuesti üles ja proovime jälle. Kui mõtleme visadusele, tuleb esimesena meelde sageli see, kuidas me suhtume ebaõnnestumistesse. Meil kõigil on elus hetki, kus asjad ei lähe plaanipäraselt. Need hetked võivad olla äärmiselt demotiveerivad, sest see paneb meid kahtlema enda võimetes ja valikutes. Siiski on just need keerulised hetked need, mis paljuski määravad meie edasise tee. Kas me anname alla või otsime viise, kuidas oma vigu parandada ja edaspidi targemalt tegutseda? Visadus tähendab valmidust õppida oma ebaõnnestumistest. Kui me ei suuda aktsepteerida seda, et vahel lähevad asjad valesti, siis ei suuda me ka areneda. Ebaõnnestumine ei ole lõpp, vaid pigem alguspunkt, kus alustada uut lähenemist ja otsida paremaid lahendusi. Selleks tuleb meeles pidada, et iga viga on tegelikult õppetund. Edu ei tule kohe ja ühtlaselt, vaid see on sageli tagajärg pidevast pingutusest ja ebaõnnestumistest õppimisest. Võtmeküsimus on see, kuidas me reageerime oma ebaõnnestumistele. Kas me laseme neil meid alla tõmmata või võtame neid kui võimalusi kasvada ja muutuda tugevamaks? Visadus aitab meil mitte jääda kinni oma möödaniku vigadesse ega kaotada usku enda potentsiaali. See on uskumus, et iga uus päev on uus võimalus alustada uut katsumust, olenemata sellest, kui palju me oleme varem läbi kukkunud. Üks hea näide visadusest on ettevõtlus. Paljud edukad ettevõtjad räägivad, kuidas nad on kogenud lugematuid ebaõnnestumisi enne, kui nad on oma ettevõtte käima saanud. Siiski, nende visadus, suutlikkus õppida oma vigadest ja edasi liikuda, on viinud neid lõpuks eduni. See on väga oluline omadus mitte ainult ettevõtluses, vaid ka igapäevaelus. Visadus õpetab meid, et ebaõnnestumine ei ole midagi, mida peaks vältima, vaid midagi, mille kaudu saame kasvada ja edasi liikuda. Kui ebaõnnestume, võib tunduda, et kõik on läbi. Siiski on just see hetk, mil visadus on kõige väärtuslikum. Kui suudame jääda rahulikuks, analüüsida oma vigu ja võtta vastutus, siis saame leida lahendusi ja uusi suundi. Samuti, kui suudame visaduse kaudu hoida oma motivatsiooni ja kirge, siis ületame ka kõige raskemad ajad. Kui keegi suudab oma vigu analüüsida ja neis õppetunde näha, siis on tal kõik vajalik, et edendada oma elu ja jõuda kaugemale, kui ta oleks iial osanud ette kujutada. Visadus ei tähenda lihtsalt raskuste talumist. See tähendab kohanemisvõimet ja paindlikkust. Me ei saa jääda kinni vanadesse meetoditesse ja uskumustesse, kui need ei vii meid edasi. Me vajame visadust, et katsetada uusi lähenemisviise ja avastada uusi võimalusi. Oskus oma vigu omaks võtta ja neid õppimise vahendina kasutada muudab meid tugevamaks ja paindlikumaks. Visadus on oskus keskenduda sellele, mida me saame kontrollida ning anda endast parim isegi siis, kui kõik ei lähe plaanipäraselt. Lõpuks. Visadus on just see omadus, mis aitab meil elu keerukustes ellu jääda ja edasi liikuda. Ebaõnnestumised ei ole lõpp, vaid teekonna osa. Visadus õpetab meile, et me ei pea olema täiuslikud, vaid valmis kasvama ja arenema iga kogemuse kaudu. Kõige tähtsam on see, et me ei loobu, vaid jätkame püüdlusi oma eesmärkide poole. Ja lõpuks me saame aru, et visadus pole mitte ainult võime edasi minna,
vaid ka võime nautida teekonda, olenemata sellest, kuidas see välja kukub. Aitäh ja peatse kuulmiseni!